tere, täna räägin Carl Schmitti esseest poliitilisuse mõiste. Ja ma pean juba alguses vabandama, et kui ma mingisugusesse ränti satun, siis minu jaoks on Schmitt üks kõige rumalamaid autoreid, kelle teose ma olen otsast lõpuni läbi lugenud. Ta on rumal väga mitmes mõttes, ta on edev, tal pole midagi öelda, ta üritab polemiseerida ja selle juures ta ei saavuta mitte midagi, kuna ta üritab olla keegi, kes ta tegelikult ei ole. Ehk siis intellektuaal ja õigusfilosoof, aga noh, rumala ja ausa inimese teoseid on isegi vahepeal väga huvitav lugeda, et mida ta järgmisena ütleb või mis iganes, aga siinkohal on lihtsalt püsivalt mingisuguse terminoloogilise maagiaga on tema mõttekäik kinni mätsitud, et lihtsalt varjata seda, kuidas ta nagu, ma ei tahaks sellest raamatust üldse rääkida, tegemist oleks täiesti naeruväärse esseega. Kui Schmitt poleks siiamaani aktuaalne, noh, suures osas aitab sellele kaasa kindlasti Putini režiimi liberalismi vastane kriitika, mis kirjeldab läänt kui sükest mädanevat ühikut. Tema ehk siis Putini nõuandja Aleksandr Dugin on kindlasti Carl Schmitti suur fänn ja tõlgendaja. Trumpi kaasajooksikud, paremäärmuslased, siuksed veendunud tattnokad on kindlasti Schmitti teostega kursis mingil määral. Ja eks ka meil siin leidub ka kohalikke kaasamõtlejaid selles mõttes, et selle essee tõlkija Peeter Helme on omajagu üritanud elu jooksul siukest konservatiivset revolutsioonilist mõtet populariseerida ja noh, sellega on ka siuke lugu, et eks see eristus natsismist ole tihtipeale natuke tehniline. Eristus natsismist on ka selline küsimus, mis tuleks ilmselt kohe läbi arutleda, kuna see tekitab ilmselt palju poleemikat, aga uuskonservatiivses traditsioonis üritatakse seda pisendada ja nii edasi. Ja Lauri Mälksoo siin raamatu eessõnas ka kasutab sõna konjunkturist, et tegemist oleks nagu kaasajooksikuga, kes üritab lihtsalt omakasu natsirežiimi võimule tulles kuidagi saada või midagi siukest. Mõneti on selline ignorantsus arusaadav ja ma olen kindel, et Lauri Mälksoo ei ürita teadlikult meile siin natsismi maha müüa. Sest natsism on siiski läänemaailma jaoks ülisuur negatiivne moraalne kurjuse sümbol. Et kuna kõiki võrreldakse Hitleriga, siis keegi ei hakka küsima ka, et kas J.D. Vance'i maailmavaade Hitleri omaga võrreldes võib tegelikult Hitlerist jätta palju kehvema mulje, kui oleks ajalooliselt õiglane, et ma rõhutan, ma räägin siin maailmavaate võrdlemisest, mitte reaalsete tegude võrdlemisest. Aga tegelikult need nii-öelda seosed natsiparteiga, mis Schmittil olid, ei olnud lihtsalt mingisugused seosed. See on täiesti absurdne sõnastus. Schmitt on suures osas defineerinud natsismi sellisena, nagu me seda tänapäeval tunneme. See kaasajooksiku narratiiv ei tööta juba selle tõttu, et ta on totalitaarse riigi pooldaja, ta on antisemiit ammu enne, kui Hitler võimule tuleb. Tema maailmavaadet, kui hakata nagu samm-sammult vaatama, areneb samas taktis Hitleri omaga. Selline argument on minu arust problemaatiline just sellepärast, et see keeldub natsismi mõistmast. Ja muidugi siin on omaette täiesti filosoofiline küsimus, kas on midagi võimalik mõista ja selgitada ilma seda õigustamata. Sellegi poolest see natsismi seose pisendamine tundub nagu
et kui sa peeretasid lauas ja kõik said aru, et see olid sina, aga siis sa hakkad mingisugusest kriuksuvast toolijalast rääkima, et seda varjata, sest nüüd räägivad kõik mingist kriuksuvast toolijalast, mis on Schmidti väidetav filosoofia, aga tegelikult siin ei ole suurt mitte midagi peale natsismi. Ja nagu seda annab lihtsalt selle terminiga kokku võtta kogu tema tööd ammu enne Hitleri võimule tulekut, kuni ka ma ütleks pärast Nürnbergi protsesse ja kõike seda. Üks probleem, mis mul Carl Schmitti esseest poliitilisuse mõiste ülevaate tegemisega kohe tekkis, oli see, et ei olegi tegelikult suurt midagi, millest ülevaadet teha või millega mingisugusesse diskussiooni sattuda, sest tegemist ei ole argumentatsiooniga, tegemist on raamistiku loomisega, nagu ta ise seda sõnastab. See nii-öelda raamistik siis poliitilisena ilmus 1932, see oli, need ideed on muidugi tema varasemates artiklites juba olemas. Mis ta ütleb siis? Ta ütleb, et poliitiline on sõbra ja vaenlase vahel eristuse tegemine. Ilmselgelt tema kirjutisi vaadates fookus on vaenlasel. Vaenlane sisuliselt defineerib sinu poliitilise identiteedi. Ja ta ei mõtle siin mingisugust majanduslikku konkurenti või midagi, vaid sellist vaenlast, kelle sa pead hävitama selleks, et eksisteerida üldse sellisena, nagu sa oled. Ühesõnaga, ta eeldab, et poliitika aluseks on mingisugune vaen. See ei ole tegelikult kuidagi argumenteeritud, miks see nii on. See ei ole läbi mõeldud, kas saaks ka kuidagi teistmoodi. Ta kasutab seda liberalismi kritiseerimiseks. Tegemist on natuke vaimuvaese inimesega minu hinnangul, aga ma ei taha enda hinnanguid teile peale suruda, vaid lihtsalt öelda seda, et tegemist on kindlasti paranoilise inimesega ja sellest räägivad ka tema elulood ja nii edasi, et ta katoliikliku päritoluga tajub, et teda Saksamaal kiusatakse taga ja ta, ma ei tea, kuigi tal on juute on palju tema sõprusringkonnas, siis ta kirjutab nende kohta kohutavaid asju. Ta on teadlik väga sellest, et talle ei meeldi juudid, et tal on teatav armastus ja vihkamissuhe nendega ja ta viitab sellele kui omamoodi juudi kompleksile. Ta kohtub isegi ühe lahke juudi perekonnaga, kes hoolitseb selle eest, et ta oma õpingutega üldse kuhugi jõuaks ja nii edasi. Aga 1925 ta kirjutab oma päevikusse näiteks mingisugusest naeruväärsest olukorrast, kus 4 juuti ründavad ühte kristlast ning mitte keegi ei pööra sellele tähelepanu. Ja ta peab selle alles ilmas siis just seda, et keegi julges akadeemias teda kritiseerida, see keegi oli juut. Ja see, kuidas ta juutidele viitab oma akadeemilistes töötes kritiseerides nende töid, on ka, et sinna juudi ette käib teatud sulkomadussõnu, mida ma siin ei hakka kordama. Aga sisuliselt see on nagu see, et ma tahan olla taga kiusatud, ma tahan olla paranoiline ja et maailm mõistaks, kui traagiline minu olukord on. Ja siis selleks, et see paranoiline, romantiline fantaasia välja mängida, on tal vaja kuidagi sihukest natsistlikku maaniat õigustada. Mida see sõbra ja vaenlase eristus tähendab? Sisuliselt on see, et poliitiliseks saadakse alles siis, kui ollakse piisavalt tugev, et teha eristust sõbrast ja vaenlasest. Seega näiteks sinu isiklikud vaenlased ei lähe arvesse, sest sa ei deklareeri neid avalikult ja sa ei ole valmis nii-öelda potentsiaalseks sõjaks elu ja surma peale.
liberalism ja demokraatia ei ole omavahel sõbrad. See on lihtsalt juhuslik ajalooline kokkusattumus. Ma pean siinkohal silmas liberalismi sellises tähenduses, et tegemist on õigusliku režiimiga. Võib-olla olekski tänapäeva mõistetes kergem rääkida õigusriigist, kus erandolukorrad ja kõik sisuliselt peavad alluma mingisugusele õiguslikule regulatsioonile. Seesama üritus luua õiguskorda, et võimalikult hästi hallata kõiki kriise ja kõiki probleeme, mis võivad riigil tekkida, ei ole Carl Schmitti jaoks mitte ainult vale, vaid ka sügaval tasandil vastik. Sest inimene lõigatakse poliitilisest lahti. Liberaalses ühiskonnas religioosne, majanduslik ja kultuuriline ja kõik need valdkonnad eraldatakse üksteisest. Ja inimene muutub apoliitiliseks tänu sellele, et liberaalne õiguskord üritab maha müüa sellist korda, milles inimene on sisuliselt tarbija või ma ei teagi, kuidas seda nimetada. On kindlasti väga oluline välja tuua see, et selline suverään, kes saab tegutseda väljaspool seadust, peab alati eksisteerima ja riik peabki selleks olema Carl Schmitti järgi. Schmitti järgi siis lääne demokraatia areng koos liberalismiga selliseks, nagu ta arenenud on mõnes mõttes ajalooline siuke juhuslik kokkusattumus. Ehk siis rahvas nõudis vabadusi, aga ja liberaalne õiguskord oli nõus riigina neile seda pakkuma, ehk siis monarhia kukutama, looma põhiseaduse, parlamendi, kõikide asjade arutlemiseks. Siinkohal aga tuleb mängu see konflikt, et rahvas, kes siis peaks olema see suverään, kes valitseb demokraatia kohaselt, on tegelikult piiratud nende liberalismi õiguslike piirangutega. Ja mida need õiguslikud piirangud tegelikult teevad, on see, et nad annavad võimaluse diktaatorile võimule tulla läbi selle, et diktaator kasutab neid samu liberaalse korra reegleid, et tulla võimule, haarata kogu võim enda kätte ja need demokraatlikud kodanikud, kes siis pidid olema põhiseaduse kohaselt suveräänid ja riigivalitsejad, nemad nagu saavad sellest alles hiljem aru, sest see liberaaldemokraatlik kord loob alati poliitilistes konfliktides uusi kategooriaid. Ta muudab inimesed apoliitiliseks läbi selle, et ta välistab konflikti. Aga kui sul oleks keegi, keda ei piira seadused, keegi, kes ei pea isegi välja kuulutama eriolukorda selleks, et teha ükstapuha mida, ja talle alluksid veel inimesed madalamatel tasanditel, näiteks maakonna tasandil või mis iganes, kes ka ei pea oma alluvate jaoks nendega ükstapuha mille tegemiseks mingit eriolukorda välja kuulutama, siis sul oleks siuke püramiidikujuline struktuur, mille tipus on Führer ja mida hoiaks koos ilmselt. See on minust Schmitti kõige nõrgem koht, sest ma arvan, et mitte miski ei hoiaks sellist asja koos, aga eks me näeme, sest Venemaa on tänapäeval mõnes mõttes Natsi-Saksamaale järgnev eksperiment selles osas. Aga ma saan aru, et Schmitti veider absoluutne ettekujutus riigi võimust, kus sisuliselt kõik on ühes
ja mitte midagi ei ole mitte millestki võimalik eristada, sest eksisteerib mingi võimutäius, mingi absoluut, mingi singulaarsus sisuliselt. See tuleb laias laastus ikkagi tema katoliiklikust taustast ja sellest, et ta sisuliselt käsitleb poliitilist teooriat kui teoloogiat ja noh, tal on ka raamat Poliitiline teoloogia ja kindlasti ta on mõjutatud varastest protofašistidest, kes olid katoliiklased ja kes nägid katoliiklikku kirikut kui impeeriumi ja üritavad seda nüüd rahvusluse esiletõusuga jäljendada. Ja see mõnes mõttes ongi see, mis ongi natsismi sisu, üritada rahvuslikul tasandil mingisugust katoliiklikku impeeriumi jäljendada. Ehk siis sõdida kõigiga, kes ei ole sina. Mida mina arvan sellest teosest on see, et kui seda lugeda niimoodi, et sa päriselt mõistad seda, siis teeb see sellest omamoodi nagu koolitulistaja manifesti. See väidab, et poliitika ainus eesmärk on võimu taotlus ja koolitulistaja ainus taotlus on midagi näidata teistele. Sellest ei saa mitte midagi tegelikult järeldada, et poliitikal oleks mingi sisu, et poliitika peaks midagi kuidagi muutma maailmas. See lihtsalt deklareerib, et sõda eksistentsi pärast on see, mis teeb poliitikast poliitika. Ja ma ei usu seda väidet juba iseenesest, sest minu arust sõda eksistentsi pärast on see, mis eksisteeris enne poliitikat. Ja laias laastus seepärast pean ka näiteks selliseid inimesi, kes sõdivad oma eksistentsi pärast. Selliseid inimesi, kes üritavad näiteks teist religiooni ära hävitada, kuna nende religioon deklareerib, et nad ei tohi enne rahus magada, kui need teised on ära hävitatud, et nad on mõnes mõttes apoliitilised. Nende eesmärgid ei ole poliitilised. Nad eksisteerivad minu jaoks kuskil teises sfääris, aga ma saan aru, et Schmitt vaataks mind kui lihtsalt depolitiseeritud liberaali. Aga minu arust see koolitulist võrdlus ulatub palju kaugemale. Mul tekib lihtsalt näolihastesse selline kramp, kus ma püüan toime tulla inimliku kurbusega mingisuguse rumaluse pärast. Ja samas ka teatava vastikusega, mida ma püüan varjata, et mitte välja näidata, et mõnes mõttes ma saan aru, mida ta silmas peab ja ma saan aru, kui vähe on sellel inimesel intellektuaalset võimekust, et sellega toime tulla, sest ilmselt väga suur osa ka tänapäeva inimestest, kui nad suudaksid Schmittist aru saada, nõustuksid temaga. Aga kuna nad ei suuda Schmittist aru saada või ei ole temast kuulnud, siis nad lihtsalt sonivad internetis ja jätavad Facebooki veidraid kommentaare. Selle argumendiga, mille Schmitt teeb, ei ole tegelikult võimalik kuidagi vaielda ega vastu argumenteerida. Samamoodi nagu koolitulistajaga ei ole võimalik argumenteerida, sest kuidas sa vaidleksid argumendiga, et inimeste pihta vabas vormis tulistamine on ainuõige elukorralduse viis, sest inimesed, kes on omavahel kokku leppinud, et nad ei tulista üksteise pihta, on mõnes mõttes oma elust juba loobunud, sest nad on oma vaba tahte kellelegi mingile poliitilisele süsteemile ära andnud. Ja see ei ole tegelikult üldse veenev väide. Aga kõige hullem selle juures ongi see, et ega
Carl Schmitti ideed väga palju midagi muud ei sisaldagi. Tegemist on tõsiselt problemaatilise inimesega. Tegemist on härraga, kes peab oma ejakulatsioonidest päevikut, mis ma arvan võiks ka eesti keeles avaldatud olla. Tema kohta on nii palju sekundaarkirjandust ja teda peetakse 20. sajandi üheks olulisemaks õigusfilosoofiks. Muidugi siin on tihtipeale ka palju sihukest postnatsistlikku, uuskonservatiivset mõtet, mis teda niiviisi iseloomustab ja paneb talle väga suuri omadussõnu külge, mida tegelikkuses võib-olla ei kasutata. Aga põhjus, miks temast siiski nii palju räägitakse, on see, et see olukord, et kus keegi kasutab liberaaldemokraatlikku õiguskorda selleks, et tulla võimule ja see sama liberaalne kord hävitada. See on küsimus, mida ei ole siiamaani lahendatud. Ja kahtlemata fašism on üks alternatiividest, aga ma arvan, et arvestades mitu atentaati tehti Hitlerile, siis ka see ei ole toimiv ega stabiilne alternatiiv mitte mingilgi moel. Ja see, et Schmitt soovib sellest kõigest mööda vaadata, on lihtsalt kuidagi õõvastav. Tänan kuulamast.